Tere päevast, kallid fännisektori kuulajad-vaatajad. Oleme siin fännisektori järjekordse episoodiga taas teie ees. On issand aasta 2025. Paavsti pole valitud. Barcelona on võitnud Copa del Rey ja Kõlvart ei ole Tallinna linnapea. Jah. Kõik on täpselt nii, nagu sa taas ütlesid. Ja mina olen Kermo. Faktiliselt väga täpsed. Mina Matis. Ja Kermo ka kohal. Mis me siin ikka nalja teeme, elame ju tormilisel ajal. Kermo tuli Hispaaniast ära, varastas kogu nende elektri ära, kogu Hispaania, Portugal on probleemide käes. Nii et kui praegu Kermo puudutada, saate kõik elektrit. Nii on, nii et seetõttu Marga meil võiks olla väiksed kingitused, et ma saan natukene elektrit tõin Sevillast. Aitäh. Päris kuldmedal ei ole ja... Ega ma kooli ka kuldmedaliga lõpetan. Rohkem nagu šokolaadimedaliga. ei olnud ma koolis võib-olla see inimene, keda matemaatika olümpiaadile saadet. Aga kuidas oli siis? Sevilla oli võimas. Atlandi ookeani kodusadam paljudele Hispaania laevadele. Ei, no kõik oli väga, alustame siis nii, et läksime Tallinnast Dublini. Dublinis olime paar tundi. Oota, mis sa tegid Sevillas? Räägi, äkki meil on täna mõni uus kuulaja, kes mõtleb, mis huvitav siis Sevillas käisin vaatamas Copa del Rey finaali. Real Madrid, Barcelona. Kommenteerisime koha pealt. Minule esmakord sündis üldse staadioni kommenteerida. Et ma tean, et paljud on seda teinud varem. Enamik ei ole. Aga Eestist, Hispaaniast minna kommenteerima mängu. Minu jaoks oli siuke asi, mida ma oleks nagu unes ka ette näha enne seda, kui mulle Kalev helistas üks päev, et kas soovime minna. Muidugi soovisime. Kas pidite mingit tehnikat kaasa võtma? Jaa, meil oli kaasas kommentaatori pult ja sellega oli igal pool sai pulli. Et kui lennujaamades seal see turva, see security värav, siis seal igal pool sai ägedaid kommentaare. Kõige lahedam oli Prantsusmaal lõpus, et kui võeti nagu seal kinni, siis katsuti läbi. Alguses oldi väga ülbed ja kurjad seal. Ja siis küsiti, et mis su seal kassis on, siis ma ütlesin, et kommentaatori boks, et meil läks sedel, ütlesime, et käisime kommenteerisime meil klassiku kohal. Okei, boss, you can go. Siis oli nagu äge, aga igal pool pidi ikkagi teadma. Iirimaa näiteks ei kontrollitud üldse näiteks, et tundub, et seal on vist tavaline see. Oota, kuidas te läksite sinna? Tallinn, Dublin, Sevilla ja tagasi Sevilla, Paris Tallinn. Okei. Palju kraad oli Sevillas? 30 kraadi Sevillas. Seal on see täiesti tavaline. Nad ütlesid, et see on väga mõnus. Suvel on seal võib-olla kokku 45-50, et siis oleks ainult tubades ja see korra on sees seal, aga kui me seal olime, siis enda 30 oli väga mõnus. Minu jaoks oli tappe, aga samas nautisid seda igat hetke, sest ma teadsin, et paar päeva hiljem ma tulen siia Tallinnasse, kus saadeti juba videosi, kui lörts oli maa seal ja et jah, tuli nautida ja nautisin. Palju õlu maksis? Kusjuures ma teadsin, et see küsimus tuleb. Ma käisin kohe ka vaatamas uurimas. Oi, käisid vaatamas ja uurimas. Muidugi, Cerveza oli... ma mõtlen staadionil. Muidu kolmekas. Mitu ära uurisid? Nii mõnigi Cerveza sai ära uuritud, aga mitte enne mängu, vaid pärast mängu ikka. Et enne mängu oli... Tänaval kolmekas? Tänaval jah, kolmekas paaris. Ja Staital? Staital 7. Aus. Et seal Cervezale pandi 2 topeltindi juurde nii-öelda. Ei, pole üldse olnud. Ja kusjuures me käisime enne mängu, saime ka ju enne staadioni, kui inimesed said. Ja käisime ka, siis mõtlesime, et ostame nagu tavalisi joogi on ju. Et see lemoon oli peal. Nii. Mõtlesin, et see on ju mingi vesi või siuke gaasine vesi või siukest. Järsku pandi Cervezad laua peale. Mõtlesin, et me läheme kommenteerima, et me ei saa vaata. Siis seal oli mingi tükk aega probleemi mingi, et mis mõtlesin, et ei joogi õlut või et enne mängu et kommentaatorid ka õlut juua, et igistid ära selle vaata. Siis mõtlesin, et et andke ikka meile see lemon. Tagant järgisid aru, neil oli õigus. Aga mis teil toimus? Ütleme nii, et ärme räägime ainult headest asjadest, odavast sellest. Et mängu ise oli super, aga kelle süü siis oli? Ma tahan süüdlast teada. Mis teie ei saanud kommentaatori puldiga hakkama? Nii, et väike delay oli jah? Ja, see sekund ikka või mis ta oli? Aga kas ta oli lõpus läks veidi paremaks? Ta vahepeal läks natuke paremaks, aga nagu... Kui sa ikkagi kuuled nagu Condé väravast nagu enne kui Condé nagu palli juureski on.
no siis nagu türa. ma saan sellest plaanist täiesti aru ja me saime niimoodi, neid kirju tuli jah päris korralikult, on ju, et vahepeal sa nagu näed seda, mis seal mängule kirjutatakse. Aga siis ma andsime poolel teada sellest, öeldi, et tehti paremaks. Aga me saime ise ka aru, et see väike delay on sees, sest kui me vaatasime staadionit, sa oled staadioni koha peal, sa ei kommenteeri seda, mis sul telekast tuleb, sa ikkagi tahad seda, mis seal on. Ja sa saad ka sealt aru, et seal on ka pool sekki siuke vahe, et sööt läheb ära, teine alles söödab nagu nii-öelda, et seal on see vahe sees, et sa ju tahad küll nagu jah, et me andsime kogu aeg teada ka sellele härrale, kes seal Lätis selle häälega tegelesid, et väike delay vist on ikka jätkuvalt sees, et ta korrigeerib seda, aga nii ta läks, et see on see väike eripära, mis siis tuleb sellelt, et staadionit otsa võib kommenteerida. Jah, mina üldplaanis jäin rahule, et see kõva esiteks, et meil saadetakse niimoodi koha peale mängule, ikkagi kõigil klassika. Ja minu mõnest kommenteerisite ka hästi, aga kui ma nüüd 100% aus olen, et siis tõmbasin ma vahepeal igaks juhuks Sentanta lahti nagu, et vaadata, kas seal kannab üle karika mängu, aga ei kannud vaata, sest et delay oli. Et see väravat olukorras ma saan aru, et see on paha, see on väga paha. Oi, sa oled aga mingid keskvälja on palju. Vaatasime pärast järgi ka ja siis Pedri värav, see oli mis kõige kohutavam, et Pedri on neil pallid saanudki juba, kui me vist juba lõugasime. Ma ei tea, mis kanepiti see Villas tegid, aga see oli väga tugev raam otse Marokos. Alguses see nagu oli, et aga ei, tegelikult oli ka. Hea meelest said siukse võimaluse. Aitäh ja vahepeal oli see, et kui klapid omata peas, siis sa väga hästi, sa kuuled muidugi, mis sa ainult nõu, aga siis sa ikkagi suutub ära. Ja siis mõni hetk ma ikkagi nagu soovisin seda tundega, mis staadion nõu, suudad selle klappi ära ja sul on kananahk juhul, mäng läbi sai, paljud teavad, et mulle meeldib muidugi Real Madrid, on ju. Aga minu meelest oli küll Barcelona särgiga olid seal kohe, Kavi, kapitaan. Aga pärast mängu mul sellest ma ütlen ausalt, ei olnud nagu mingit paha meelt või kurva meelt, et pärast matsi tulid õnnepisarad, ikka selgelt oli nagu siuke, said aru, et millegi suurega oled hakkama saanud, ja kuna see on olnud üks suuri unistusi, seda ei klassikat näha, siis selles on meil ära kriipsutada. Kõva, lihtsalt ma ise nii-öelda annaksin sulle ühe soovituse, Kermo, mida ma olen sulle juba korduvalt andnud. Nii. Et mine investeeri raha ja mine käi kas või 2 tundi hääletreeneri juures. Et sa kasutad oma häält valesti. Ja lõpuks, kui sa oled 40, siis me ei saa sind kommenteerima, seal on kuulda, sest sul enam häält pole. Seal on see avapool hääl vist juba oli hääl täiesti. Aga sa pead õppima oma häält kasutama, et kohe näha, et koorilaulja sa pole olnud. Ei, siis on 3 klassi ja siis laulu peale minnes öeldi, et ära sa tule. No näed, mine saad juudasse. Te saad juudat rohkem. Aga ei, muidu väga kõva, kõik väga hea, aga õpi häält kasutama nagu. Ei, ma olen diktsioonikoolitustel, aga hääle. Su hääle peaksid just ainult vastu vaata. Sa vahepeal karjud nagu ära vaata. Mis on kõva, mulle meeldib see emotsionaalne kommentaator. Üldjuhul, mitte siuke toim hea söötis palli paremale. Aga lihtsalt, et su hääle peale, kuidas sa mõjub, et suudaks kontrollida. Ja ma tean, et ma olen kuulnud ka, et kui keha kaudu nagu sa saad selle kontrollida, aga selle jaoks tulebki minna siis koolitustele. Eks suvel, ma arvan, ongi see minu jaoks kõige parem aeg, kui hooaeg on läbi ja või äkki pead suvel karjuma Rauno! Võib-olla ka seda. Aga mis me ikkagi patra, meil on mängu juurde. Mäng ise oli ju ka vägev. Jaa. Ütleme nii, et seal linna pealt, see, mis seal linnas oli toimus enne mängu, oli jõhker. Ja selgelt oli arvanud, et Barca fänne rohkem kohal. Räägiti, et 26 000 inimest oli staadionil Barca fänne, kokku mahutab see veidi alla 60 000 on ju Kartuha. Aga linna peal korrutas see 2 või 3-ga. See oli jõhker, palju Barca fänne oli. Nad ikkagi terve linna olid endale nagu võtnud. Väga üksikud reaalifänne, ma leidsin need reaali sektori fännid ka üles ja linna peal on ju. Aga sa said aru, et nad on sellised rahulikumad, nad nagu tagasihoidlikumad, sest nad teavad, et reaalil ei ole kõige paremad ajad. Ja Barca samal ajal.
See on ka mingi puhas pask, mis sa oled paremad ajad. No sa võtsid seda hooaega. See tiim on võitud 10 aastaga. Muidugi. Pea sama palju Champions League kui Liverpool. Aga sa tead ju, mida see klubi nagu endast. Jaa, ei. Need fännid olid tagasihoidlikud. Ära hellitatud. Nojah, võib ka nii-öelda. Aga see, mida Barca fännid seal tegid. No vaata, mida Barcelona on enne seda tänavust hooaega pidanud ju kannatama. Nad on mänginud Euroopa liigat. Neil on viimased 10 aastat ebaõnnestunud. Palun, ärme räägi kannatamisest. See sajand on Barcelonaga kõige edukam, mis on olnud. Nad on liigat domineerinud kogu eelmise. Aga sa oledki harjunud. Aga nad ongi seda harjunud. No jaa, see on nagu madal siis ei pole. Aga me räägimegi, see on nende madal seis. See tuleb päris fällus välja lihtsalt. See tuleb päris fänn, me ei ole nagu vaata. Aga nad on ikkagi. Vaata, City on praegu tabelis 4. Pool maja on tühi juba. No City on City, ärme tähelt sellest räägib. Me ei võrdu Cityt Reali ja Barcelonaga. No... Igatahes nende viimase 10 aasta, ütleme nii, kõige madalam seis oli need viimase 10 aastat. Tänavune hooaeg on ju ideaalne. Võtame korra pausi. Viimased 10 aastat on madalam seis, 2015 võitis liiga. Barcelona võitis trebli ju 2015. 2018 võitis. Liiga või? Barca äkki ju. Barcelona 2019. Barca siis. Barcelona 2020 minu mõnest oli. Ja ne, aga me räägime sellest, kus neil... See kõige kõhvem on 10 aasta jooksul, nad on võtnud ka 5 liiga tiitlit. Hetkel võtavad 6 enam. Väga hea, aga siis nad ei ole olnud seal eurosäädes, kus nad on tahtnud. Okei, seal oli poolfinaali vist on veerapfinaali, aga iga aasta oli see kogu korralik käkkerid seal kordusmängudes seal, kas veerapfinaalis või poolfinalis. Rooma vast. Roomas, Liverpoolis, need oli veel. Aga praegult see, mida Flick on pannud selle meeskonna niimoodi mängima ja tahaks kõik mängida vist jalgpalli on ju. Praegult, kui me teame, et siin Interil ei ole kõige paremad seisud on ju, siis Barcelona on minu jaoks nüüd väga suur favoriit Champions League võitma. Copa del Rey on kotis, La Ligat ju 4 punktiga, okei, neil tuleb veel üks klassiko, aga see võib olla parts aasta, et kõik karikad kotti panna. Nad on väga võimsad ja seda fännid nagu enne mängu küsisime ennustusi. 5-0, 3-0, 6-0, 4-0. Sa küsid Reali fännid, et no, ma ei tea, võiks 1-1 lisaajal äkki võidame. Sellised ennustused, et Barca seda enesekindlust oli neid lunda. Läks mänguks, nad läksid juhtima, nad sõitis katus ära ka, nad mõtlesid, et nad on juba meistrid. Teine poole hakkas Real mängima, Papé oli ju selge game changer, ta oli ikka väga hea ainus mäng, aga ta oli ikkagi nagu vigane. Aga see muutus, mis Papé mängu tõi, oli väga konkreetne. Kallis lõigist oma esimene väravajalos, väga tubli. Tšomini lõi 2-1 Reali juhtima, siis alles Real Madridi fännis sektor hakkas seda uskuma ja laulma ja pärast seda Papé viigi väravateni. Et siis oli... See oli ka rotuks, 54 või 1? Ei, 70 ja 77. Oli või? Jah, aga hea Real terve teine poole. Teine poole, kui oli Real väga täitsa hea. Ja siis sa vaatasid neid Barcelona fänne, kes said meile paremat kätt. No mõtlesin, et on kaotanud. Aga mängid ise uskusid ju lõpuni. Tuli see viigivärav Ferranilt on ju. Ja siis lõpus Torres kukkus, Rüdiger tõmbas. No see on võib-olla penalt. See võiks olla penalti. Aga kohtunik pärast seal mängu andis ka teada, et kontakt oli, aga tema jaoks on piisavalt penalti anda. Okei. Siis see Rafinha olukord. No meile tundus see nii konkreetne, kui sa Saintsini läks, et ei saa näha midagi muud sealt. Siis hakkad koordusi vaatama ennast rohkem ja sa saad aru, et see Rafinha taiv oli nagu... Maailma klass. DiCaprio pole ka nii hästi näidanud. Klassi vahe. DiCaprio pole ka nii hästi näidanud, kui Rafinha seal tegi, et Oscar, ma ütlegi seda harvaga nagu, sest et olge ausalt, sukeldumine käib jalgpalli osa. Ja, mõtle ilma varrita oleks seal penalt ja... Ja vastaks võitnud ja oi, mis skandaalaks vastaks. Ja ma mingi määral must nagu tahtis mingi osa, et sealt oleks see penalti jõusse jäänud. See Rafinha... Keegi seda Rüdigeri olukorda välja tuua. Aga see Rafinha taiv lihtsalt, no ma lähest ütlengi... Maailma klass. Ei, kõva, väga hästi tehtud, nagu polegi midagi öelda. Selline sarnan nagu Dani Alves võttis Pepe vastu punase kaardi kunagi. Kui Jose Mourinho vaatas seal oma iPadist kohe üle ja oli arvanud, et ei olnud mingit kontakti. Kuule, taivid ja taiv on ikkagi Rivaldo 2002, kus see... No see jah, Türgi vastu. See Emre Polo Sõõglubis saatis palli tema poole. Põllas põlv ja näoski. Ja see oli jah. See tõi taivimise tippjalgpallike suures panid ikkagi kohale, aga Kunde värav. Seal oli ka korralik ebakal, aga Modris söödu vist Brahim ei olnud piisavalt tugev sööt, siis Brahim nagu magas ka maha
Kunde võttis palli vahelt ja lihtsalt lajatas. Ja siis Kunde rääkis ka, et ta pole trennides ka ühtegi väravat löönud, et järsku ma olen siukse, et päris konkreetne. Ja siis kohe, jos sai Real Madrid, täpselt järgmine rünnak, said penalti, aga suluseis. Realil 3 penaltit võiti ära suluseis tõttu. Üks Vini, üks Papee ja ühel läks Kunde vastu kätte. Mis see näitab? See näitab Saksa suluseisa lõksuna. See näitab jah, et Real ei saa hakkama selle kõrge suluseis. Kui Papee see esimese klassikat mingi 10 suluseisu. Ja oli küll. Et täitsa huvitav, kuidas sa nii hästi tööle saad. Ja mina ütlen, kõik räägib Pau Barsist ja Mallist, aga Inigo Martínez. Kaitsefaasis Kunn, see, et ta on meil vasaku jalgne keskkaitse, et ta niimoodi ehitab. See kogu karjääri mängid Renasus Stadis, Atletic Bilbaos ja siis nagu karjääri looja, kui lõuad Barcelonasse ja sellisesse Barcelonasse mängid siukse kõrge liiniga, nagu kus olid varem su silmad, kõik need skaudid nagu vaata. Okei, Bilbaost on raske mängida kätte saada, kui ta Sociedadis oli, 30 miljoniga selle mängi vabalt ära aastad nagu vaata. Keegi ei ostnud. Asjad on müüdi hoopis 50 miljoniga sinna. Ja inimesena ka väga sõbralik, nii palju kui ma sain. Saime pildi Inigoga teha. Päris Inigoga? Inigo ja Pedriga saime pildi teha. Assa. Real Madridi mängijad. Algira ka? Autogrammi sai Pedrilt ju. Aga jah, Reali mehed ei tulnud intervjuusi andma. Seal nad tuli enne mängu, seda juba boikoteerisid pärast mängu, aga ei oska kaotada, mis jah, vingupunnid, aga Barca ees müts maha. Ma olen lihtsalt kuulnud seda, et Real on nii solvunud, et nad ju see aasta meist... et poolfinaali ka ei tule mängi. Aga jah, ja Pedri ka ikka see esimene värav ja see mäng, kas ta mängib seda jalgpalli, see on nii oivaline, et Kanaari saardelt üles kasvanud ja tuled ja teed ja ma võib-olla isegi annaks Palondari talle nüüd, et minu sümpaatsus kasvas pärast seda pilti. Peale autogrammi ja üks pilti kasvas see sümpaatsus küll. Ei no jah, mis teha? Nii lihtne ongi rapsta. Jaa, mis Palondar on mõtetasi? Ei kokkuvõttes küll, aga mängijad ise, vaata, see kogu aeg käib läbi sealt. Nii pressikonverentsid, nende intervjuudest tahab seda Rafinha, Pedri rääkis ka, et enne kui Rodri, nüüd eile andiski Pedri ju intervju, et Rodri Palondari võit avab ka talle ukse, et keskvälja mängida võivad rohkem neid saada, et ei vaata vaid seda statistikat. Jah, Rafinha statistika on metsik ju, aga vahepeal ma öeldud, et iga mäng tal ei ole õnnestumine olnud. Näiteks selle klassiko Rafinha minu eest oli üks kehvemaid, väga aus olla. Ja see tahtejõud ületab kõik nagu, aga ei olnud tema mäng. Aga seal tulevadki need sellistes mängudest tulevad teised meid esile. Ütled midagi ma mõtlen, et oleks Lukas Vaskes asemel on Dani Carvajal, siis oleks Real Madrid selle mängu võitud. Nii on. Mis seal ikka näed? Kapten, liider, legend oli puudu. Ja lõpus mis täielik ju loomaaeldaks lahti. Arda Küller oli hea. Tuameni on väga hea number 6. Vaja on ikkagi siukest tiksväet see pallost, kes palli lükkaks. Vini võib minna võileibu tegema teistele. Rodrigo oli ka sitt. Vini oli tuli minu meelest, kui ausala. Ääre pealt ikka tahtis luua, aga ei olnud tema. Aga Papee oli väga hea ja Valverde, see on uskunud ja Rüdiger, kes ju mängis tegelikult täiesti vigasena. Käis nüüd täna operatsioonil 2 kuud väljas on ju. Ja see käitumine, mis pärast mängu. Sa tahad inimlikkuse mõistes nagu aru saada. Sa tahad nagu aru saada. Aga see ei käi. See ei käi päris nii. Ületas selgelt piire see, kus nad neid jääkuubikud hakkasid loopima sinna väljaku. Sai seal Bellingham punase, Vaskes punase, Rüdiger punase. See on 20 jah, jagati 3 punast ära. Ja mitme mängulised keelud tulevad seal ja Rüdiger juba sai ise ka aru, et kuna ta see 4 mänguline keelt tuleb, siis lihtsalt käi operatsiooni ära, et mis ta siin ikka neid valuväikse stabilena mängib hooaja lõpuni. Ütleme nii, et ma ei kiida seda heaks, mis toimus. Fan oli vaadata ikka. Muidugi, see on jalgpalli võlu. Et kirge või olema ja karistused on kõik õiglased. Ja just Real võiks nagu maa peale tagasi ka tulla kogu oma selle kohtunike teemaga ja asjadega, et isegi kui penaltid jäävad saamata, siis nagu ole lihtsalt nii palju parem siis nagu vaata. Jah, ja ikkagi see, et 3 penaltit teeniti on ju, aga mitte kõik varr võttis ära vaata.
ja siis see kui lähed meeskonnakaaslasega tõlli. Ja siis lõpus see, kui mille peale närvi läksid, no täitsa lõpp, no see mängige edasi, vaatake pärast järgi, on ju. Aga selle otsusega kohtunik lõpetas tegelikult mängu ära. Et see oli mängu viimane olukord, kui Papee hakkas minema ja seal, ma ei tea, kas see oli Erik Garcia, kes pikali hukkus, ütles Kaneas kinni, on ju. Noh, jah, mängige edasi. Ai, mulle meeldis see, kus Papee, vaata, kus De Jong võttis kollase. Oi, kui tark kollane tegelikult. Väga hea kollane, väga hea niuke sööt ka nagu tõus ja siis Papee avanemine ja nagu tuleb ära nagu vaata, no nii õige kollane. Ja siis Papee ikkagi oli trahviliga sisse. No tõsi, aga selles võttes. Üks asja ei väga ja, et seal oli mõni siin õtsid punast, aga kuna seal oli veel nii olemas, on ju, siis ei ole mingi punane. Väga mängija. Ot, on siis ikkagi Barcelonal neid Copa del Reisi rohkem kui Real Madridil. 32 siis nüüd, sest jah. Jah, ära hullu. Kuigi ma jään jätkuvalt selle juurde. Alati on tore vaadata, kui Copa del Rei võidab ikkagi klubi, kellele see midagi tähendab. Mitte Real Betis, Bilbao. Minu aasta ju võitsid seal. Et ei, see on tore nagu. Aga lähme siis päris jalgpalli juurde ka. See ei olnud. Ikkagi seal meil oli ju kuningas oli ka kohal, on ju. Copa del Rei tähendab kui kuninga karikat, on ju. Ja siis seal, räägitakse, et kellel tegelikult süda hingab vaata kuningal. Siis räägitakse, et iga aasta, kes võidab, kuningas on selle meeskonna poolt. Ja liht ongi. See ei kohtus Barcelona. Kus tuleb kuninga juttu ka meelde. Et on legend. Napoleonil oli siuke kindral nagu Jean Bernadotte, kes siis oli Napoleoni üks andekas väejuht ja revolutsionäär, kellel oli siis rinnule tätoveeritud surm kõigile maailma kuningatele. Ja kes teab, kus ta maetud on? Maetud Stockholmile. Stockholmi maetud siis Rootsi kuningana, kes pani aluse siis Bernadotti dünastiale. Et kuningas, kellele tätoveeritud rinnule surm kõigile maailma kuningatele. Vaat, ka see võib teha vahepeal. Jah. Vahepeal saan neid ametikõrgendusi lihtsalt. Vot. Aga nii palju siis Kermo kogemusest Sevillas, El Clasicol, hõlu 3 eurot. Julgustame tegelikult kommentaatorid enne mängu mõned napsud tegema. Mis ma veel ütlen välja, poes õlu 30 senti. Nii et Matistärgi Hispaaniasse laske. Ma saan aru, miks Neeme ralli Hispaaniasse konis. Poes, kui me vaatame neid, korra veel sellest linnakogemust räägime, siis kuna meil on täna see erisessioon, nii-öelda episood, siis palgad, need hinnad, see on okei. Et Eesti palgaga Hispaanias elavad ka kuninga kass, ma ütlen. Reformierakondliku valitsuse maksutõusud on viinud meie majanduse kaosesse. Eestlastel on lõpuks hea Euroopas ringi reisida. Kõrge inflatsioon on teinud meid väga maksevõimelisteks mujal Euroopas. Sõbrage Šveitsis ütles ka, et päris hea, olav on. Ei, aga seal ongi see ja see, kuidas nende töös kulgemine käib. Lähevad 9 tööle, kella 12-ni, siis neil on paus 3-4 tundi. Saavad seal väike festa, käivad ikka õllet tegemas, joovad seal serveesas ja värke. Siis pärast töötab veel 3 tundi. Ja sellepärast enne aasta 2020 oligi näha, miks Lõuna-Euroopa majandus on Põhja-Euroopast maas. Kus ikkagi päeval et kerida siesta, et 3-4 õlut. Ei, majandus võib olla maas, aga inimeste rõõm, elurõõm. Me ei võrda seda elu sees meiega siin. Meil on siin külm, see kliima loeb ka minu meelest nii palju. Sa oled seal, sa vaatad inimesed, kõik rõõmustavad, laulavad linna veel. Kui sul on soe, siis sa lauladki. Kui sulle midagi ei meeldi, sa lähed protestid, sellepärast, et sul on soe, sul on hea protestida, tõmbad kire välja, loobid sinna pihta, valitsus jälle tõstab palku, pensionid, asju, sõidame niimoodi, riigi võlakorram suureneb. Meil on niimoodi, et ma ise käisin nagu õpetajate streigil, läks sinna kohale nagu vaata, külm on mingit sitta tuleb taevast alla, kedagi koti ka vaata. Oli ka mingi 2 tundi. Keegi laula midagi. Läksid ringpaari õlut jooma. Päris kohta see mingi 40 õpetajad läksid koos nagu vaata. Kus üleval pole, külm hakkas nagu. Ja nagu ongi, tahad soe protestida minna, siis Riigikogu puhkab nagu vaata. Ainult kõik, kus Eestis on hea protestida nagu. Ja sellepärast me ei protestigi. Vot, ja sellepärast me teemegi tööd, korralikud luterlased. Õppige kultuurilugu. Vot, aga nüüd aitab. Läheme sinna, kus päris madin toimub. Kas Inglismaa toimus midagi vägevat? Unustasin Inglismaa. Scott McTominay! Napoli käes on hoovad. See mõttetu sitane prügiklubi, kes lõpetab maksimaalselt 7. nagu olid Kermo sõnad.
Kermo sõnad hooaja alguses on haaranud ohjad tiitli ehituses. Need ajaloožurnaalid me korjame veel välja, aga see Scott McTominay 2. Ma nägin. 2. Ja siis, ma ei tea, kes nägi neid Telegram chatte ka. Lauses käis ära meie. Matis ütles Napoli. Meie Max Zidane. Ma kopeerisin sellest foorumist. Ja. Meie. Arsenali fanatist saanud Napoli. See oli selge. Miks ma võiks välja Maradona? Ma võime kõik välja tuua, aga meie. Ei, siis ma kopeerisin selle chatist. Õige. Ei, lihtsalt see meie lihtsalt igal pool näge. 11 kolli McTominay. See oli huvitav, vaatasin ka, et Lukakul on 12 kolli, 10 söötu. McTominay on 11 kolli ja 2 söötu. Aga... Kes on õige ripuründa? Rete kui. Ei, aga nagu see... väga hästi lahendatud, ütleme, ma arvan, et Napoli üldse 835 milli. McTominay's välja käisid. See sama nagu Rice'i ees käidi 100 vaata, aga käiks veel 100. Samamoodi McTominay's käiks veel 30 milli vaja. Ja vaatake, nii et see hooaja lõpupoole nüüd, no ma ei tea, ma olen siin kordad öelnud, ma arvan, et Inter võtab ära. Nad vaatab, kuidas seda Interi mängu ja vaatab, kuidas Napoli mängib. Nad võtavad nüüd järjepanu neid võita ära. Küsimus, kas Conte järgmiseks oleks muidugi jääb, on ju. Aga samas Itaalia jalgpallile sitaks hea ja vaata, ma panin selle, ma ei tea, paljud teist üldse tribüüni seda Telegrami chati jälgivad, aga Itaalia kõrgliiga on ainuke, mis viimase 5 aastaks on nagu pealtvaatajate arvu kasvu läinud top 4 liigadest ja kui me hakkame võtma, siis kes on viimase 4 aasta, 5 aastaks olnud Itaalia meistrid? Eelmine aeg oli Milan, Inter, Napoli. Juega 5 aastaks. See oli Milan siis või oli Juventusele? Viimase 5 aastaks. Võib-olla oli seal piiri peal. 20, 19, niisugust. Aga ühesõnaga, seda publiku huvi ikkagi nagu kohale vaatas, on tasavägine liiga. Et kui nagu sul ikkagi Juventus pole hooaeg ette garanteeritud võite, siis see on ülihea nagu publiku juurde kasvule ja nagu loodan, et see nagu jätkub. Siis see põnevus on eepiline. Kui vaatame üldse Itaaliga see hooaeg minu väga põnevad. See, mis hooaega teinud on Roma Ranieri käel. No Ranieri, no ära äkki veel lõpeta ära, äkki maad veel. Ei, see on juba nii magus, sa tead, see on nagu Lesteri, kui ta tiitli saad säkki. Aga et nagu mõni lugu, võib-olla on hea lõpetada tipus. Ei, muidugi, nagu Tori Roos. Aga nagu, oi issa. Inter on mannetu. Inter on lihtsalt mannetu. Rooma on just nagu, nii palju, kui ma vaatasin mängu, igast asendist üle nagu. See on meeldaks nagu topiga oleks otsa. Aga kas Interil on 3 koos sellest pealt või? Midagi väga, nad kaotasid Bolognale, nad kaotasid Roomale ja Coppa Itaalias kaotasid Milanile. Ja nüüd siis täna, meie järgi homme, teie järgi täna, toimub mäng Inter Barcelona. Kui ma olen rääkinud ja soiunud, meie järgi täna, nende jaoks homme. Meie järgi homme, nende jaoks täna. Et kui ma olen siin soigunud, et Inter võiks kinni panna, on ju? Ei, Barcelona. Ma olen nüüd sellest Barcelona paadis lõpuni välja, kui vaja, et Piisus ainult kavi pillist ja... Ei, oota, jah, võib-olla. Aga kokku et see nii, et lihtsalt see, kuidas oota, miks me hüppame nüüd tagasi Champions? Ei, see Inter on nagu nii kehva. Ta on kehva, jah, küsimus on, kas ta kaotab Itaalia tiitli ka? Kas see on läinud? Jaa, nad kaotab kõik see aeg, mul tundub. Neil on vaja mingi pisikest selle starti. Okei, sul piisab väga väiksest õnnestumist Barcelona vastu ja siis on see motivatsioon jälle olemas, et sa maad kõik kinni on jälle. Itaalia liiga ja Scudetto ja Champions League on ju. Aga lihtsalt ma ei näe, kui neil nüüd see kolmapäeval tuleb ka tuppa, siis on pahasti. Okei, see on korras kohtuni ka, aga lihtsalt see mott on neil ikka väga alla pealt viidud. Tuhki pole. Ei, selles just hästi nõus sinuga. Ja Juventus võttis 2-0 võidu, et tulevad ikka sinna top 4 kohale. Ja need eurosarjad eilsed on ka väga ägedad seal Itaalias. Ei no täielik nagu top-notch liiga, mida jälgida hetkel nagu. Ja ma vaatasin ka, et värabakütli edetabelis juhib see Retegui ja teine on Moiskin, aga Moiskin pole viimasel nagu väga löönud. Et Vlahovic on 9, siis mõtled, jutud, et umbes, et küsivad mingi 70 milli Vlahovic eest. Kas hakkad maksma 70 milli ründe eest, kes sul pani seerias 9? Vlahovic ka, tal on vaja mingit uut keskkonda, ma arvan juba, et ka 70 milli on ju, et see pigem mitte on ju, aga uut keskkonda. Bournemouthi või West Ham'i. Chelsea tahab ründa, et?
no ja sa räägid Vlahovitist nagu ta oleks, ma ei tea, kes. Ta on hea poiss. Noh, serblane. See on probleem. See on diagnoos. Aga selline. Ei no üleüldse jah, et Milan ka nagu sai ju väikse jah, selle Coppa Itaalia võiduga on ju. Ja, see nina jälle üle Joovits 2 tükki. Joovits on mängumees, jah? Diagnoos. Ei, on. Ei, aga nagu ütles Milan treener, et ma ei tea, mis ootate minult nagu vaatad. Et nagu Eesti disrespect, et ma olen kaua treener olnud juba, et teid ei ole ju tiitli, ei vaata. Ja jälle Jaurat peaks lahti laskma. Aga nagu kuidagi ikka see Milan on kahtlane. Milan ei võitud sellepärast Interit, nad nii head on, võitis Inter viise nii sitt. Aga kui me nüüd teeme selle ennusse, kes võidab Scudetto? On praegu ma oleks Napoli või? Nüüd paks. Ei no kõik ei, ma arvan, kui me vaatame Epicbetis seda neid kohjutset, mis on Napoli ja mis on Interi. No Napoli ma arvan päris väike praegu. Ei no ja Napoli on kergemad mängud alles ka veel. Ja mängid nädalat, aga mängid korda nädalas. Kõik on nende teha. Oi jah. See on Napoli. See uskumatu. Ja nüüd raudselt Inter on nii hullu comeback'i lihtsalt. Aga oleks ka see, aga mul pole sellest kuidagi. Ei, nagu jalgpalli ikka imeline, hooaja lõpud on lahedad. Nagu, ma ütlen, need ameeriklased ei saa mitte kunagi aru sellest, kui lahedad on need releka pätled ka nagu vaata. Muidugi. Et tehku Ameerikas ka relekad. See on klubidel pointi, mille me mängida. Ja see kõik on väga vinge. Kõva. Inglismaal siis? Liverpool, 20-kordne meister. Ja, käisin vennaga jõusaalis ja siis küsin, et noh, kuidas siis mäng oli? Ai noh, kohe laps isana pole ammu enam hommikul kell 9 jooma hakanud, aga nagu. Aga Liverpool pani ikka ära, et kui Tottenham 1-0 lõi, siis tähtis see on naljaklubi, et ega see Tottenham nagu nii nagu vaata. Selles me mängu midagi vaadata seal ei saanud, ega jõudnud ega midagi. Teada tuli Tottenham 1-0, mõtlesin, kas tõesti Tottenham lõpetab need pidustused nagu ära, et see päev ei ole siis see päev või. Ja siis mingi tund aega hiljem mõtled, et kui ma rääkisin siin mõni nädal tagasi, et Arsenal on naljapunt, siis vabandust, ei ole Tottenham on see naljapunt ja hetkel ka reaalses. Aga Liverpoolile palju õnne on ju nende fännidele. Äge ja see, kuidas Arne Slot võttis selle Jürgen Kloppi džändi üles, kuidas Klopp tegi eelmine aasta, tegi Slot nüüd, et see on harmoonia. See heitab ära, et jalgpall on enamat. Väikese rahva on lepingut pikendanud nagu vaata. Siuke feel good vibes nagu vaata, mis Brent, ma arvan, pigem nagu läheb, aga ikkagi nagu, et nagu me oleme üle sellest nagu, et kõva, mis seal toimub ja nagu järgmiseks suveks ma arvan ka, et tead, Champions League see loa natukene puudu on ju? No ei ole hullu, sa panid nii hea hooaja tegelikult, et no sa ja minu hinnangul nad kaotasid tiimile, kes on nüüd juba kõige suurem favoriit Champions League'ile. PSG? Ei. Igatahes. Lihtsalt mulle meeldis, mida ütles ka Peter Drury siin hiljuti, et Virgil van Dijk vend võiks paar 45 ka veel sama hästi. Et see on ebareaalne, mis esimene Hollandi meie kapten siis, kes on ju tõstnud karika peakohal on ju. Ja see Van Dijk, mul tõesti ma oleks šokis olnud, kui ta oleks lahkunud päris. Ja, aga selge on ka see, et Liverpool peab veel täiendama. Kindlasti on seal vaja tiporindesse vist, ma arvan, see on tarvina. Ja ma arvan äärde, nii vasakule kui paremale läheks. Ettepoole. See on Dias Sala ju. Ei, ma mõtlen äärekaitset. Robertson ja Bradley. Robertson 3-2. Võib-olla sul on mingid jah. Lukas Vaskes on minu saada. Bradley, kes nagu, kas sa laiseks parem kaitseks sinna? Mina jätaks põhi nagu. Ei, no jaa, aga sa pead ikka kellegi tooma sinna veel või kas sul on akadeemis kedagi nii, et Robertson, kes on ka 3-2 märkamatult saanud. Kui ei ole see hooaeg see tase enam on, kas sa tahavad ju kerkest tuua nagu vaata jutud käivad. Kerkestiga jõudsid päris. Ma nii mäletan. Samas on keskväljal, vaata, sul on see Soboslai, Gravenberg, McAllister, Jones. Endo pigem juba, ma arvan, hakkab bye tegema, et sul on vaja ikkagi sinna kohalikud kaasus hooaega. McAllister võib-olla läheb ju, räägitakse siin nüüd. Kuhu sa läheb? No Fabrizio on see otsunud Reali kohta. Ma ei usu. No igatahes ma mäletan nii väga selle aasta 2018, kui oli Champions finaal Real Liverpool ja siis Ronaldo läks 1-1 ja tuleb Robertson, võtab palli tagant ära tal. Mõtlesin, kes kurat see Soitla nüüd see on? Hull sitist. Mingi suva tuleb võtab ja pärast seda Robertson on aina oma aktsiat tõstunud ja no ma arvan, ta võiks veel paar hooaega põhiosak kaitsen Liverpoolis jätkata. Ja, eks võib-olla Liverpooli
see nii-öelda värvamis ja tiim teab paremini ja eks andmeanalüüs näitab kätte, kes mis konditsioonis mehed tegelikult on, kes kui kulunud on. Aga eks ma arvan ka, Slot saab nüüd ka märksa suuremat sõna, keda tuua ja mida mitte. Kindlasti. Et, kas meil oli... Mina tegelikult tooksin Liverpooli hooajal juures välja mitte ainult Salah ja Van Dijk ja need Jones, aga Cody Gakpo ka. Et tegi minust hea hooaja. Et ammu pole tulnud Hollandi liigas mees, kes on nii hästi mänginud premis. Ei, väga hea. Ta on minu meelest ikkagi Hollandi koondises mängib paremini kui Liverpooli järgis. Kuidagi on jäänud selline mulje vähemalt. Ta on väga hea mängija, aga Hollandi koondises alati nagu tõuseb rohkem. See on kvaliteetsemad mängid ka. Selge. Nii, okei, nii läheme edasi. Saksamaal vist samus siis. Harry Kane veel ei ole võitja. See asi läheb jah pahasti. Ei, kuule, lõpeta ära, no. Mehe elutöö, no. See on mehe elutöö. Okei, Bayerniga, aga... Mehe elutöö. No, võita karikas. See läheb Bayernis. Jaa, aga eelmine aasta ei võitnud ju. Ma ei oska sobivat analoogi leida, aga no ma ei tea, need kõik lähevad liiga valusaks. Välja tahab mu meelsus kõik need analoogid, mis tahan tuua, et kui sa pole ühtegi võitnud, siis no, et see müüt ära murda, siis sa peadki minema sinna Saksamaal Bayernis lihtsalt või Prantsusmaal BSG-s, et üks kätte ainult saada kuidagigi. Ja see tegelikult tuleb ka ikka päriselt keeruliselt ja raskelt. Aga ta tuleb ära, no. Okei, nii, läheme ära Saksamaal. Ei, mul oli väga hea võrdlus, aga ma mõtlesin, see solvab liiga palju tribüüni kuulajaid ja inimesega ja hakkas seda välja tooma. Aga mind hästi väga naerma. Aga ühesõnaga jaa, selline lugu on. Dortmund võitis ka. Nädalavahetusel on tõusnud märkmatult, kas 5. äkki või? Jõuab täitsa sinna 4. välja veel hooajal. Ma tundub, et neil ka see emotsiooni puust oli päris hea pärast seda kodu võitlub Barcelona on ju. Et said aru, et oskavad ka nemad. Kovas on ikkagi ka täitsa nagu kogemustega treener on ju. Oskab saksa keelt ja oskab kommunikeerida. Ei, aga ma arvan, kommunikatsiooni mõttes on väga tähtis. Ma oskan ka eesti keelt ja kommunikeerida, et võin olla... Ei, aga nagu tegelikult see on, kas su ideed ju kohale, kui sa tood endale mõne välismaa treener, sa võid tuua siia Eesti koolse ette otsa, nagu ma ei tea, parima Brasiilia treeneri. Ta ei suuda ideid kohale viia, sest on keelebarjääris. Eks loeb, kes su staffis ka seal on. Täpselt on ju, aga see loebki nii palju, vaata. Kohati, miks on Inglismaal nii hea kerge nagu manager igalt poolt tuua, on sellepärast, et inglise keel on siuke nagu maailmakeel, kõik mängijad mingid fraase niimoodi teavad, sa saad nendega rääkida, vaata. Aga too Prantsusmaale treener nagu... Samas Will Still on ju belglane, nüüd teeb lensist tegusid. Aga too endale seal treener endale mingist, Saksamaa. Mine prantsuskeelsesse siis riietusruumi ja hakka seal saksa keeles seletama, kui sa muud keelt ei oska nagu vaata. Ole kas või siin Eestis panema, ma ei tea, mine Narva Transi eestlasena, kes vene keelt ei oska. Ei raske muidugi. Nagu Ciudad, Tamm, Pastar, Pegaju, Pum, kolasona. No mis teed nagu vaata. Ei raske. Nagu see on tegelikult fännisektorile traditsiooniliselt juhtus meil väike viperdus. Johan ei ole, pidu ei ole. Ja tegelikult on, kus me jutt pooleli jäi siis, et treener peab ikkagi nagu keelt oskama ja ilma selleta on asi jama. Ja ma sellega täiesti päri. Muidu ei saa kommunikeerida. Aga järgmisena siis mõtlesime, et Leeds ja Burnley tõusevad Inglise premi. Et mis neist saab? Kas julgevad suurelt raha kulutada selleks, et püsima jääda, sest Nottingham Forest on hea ambitsioonikas näide. Aga tuletame meelde, et Championshipi tõuseb ka Wrexham, kes on... 3 divisioni järjest tõusnud. Ja, aga kasutades siis eestlasele arusaadavad jalgpallitermineid, siis see on jalgpalli loogikaid eirav emotsionaalne raha, mis seal on. Et Hollywoodi näitlejad on ostnud selle siis ära, oma siis nii-öelda kuulsusena ajal upitanud seda klubi ülesse, toonud sinna siis nii-öelda nagu tähelepanu juurde, süstid sinna oma raha, klubi väärtus on muidugi kasvanud ja lõpuks jõuavadki üles preemi välja ja siis müüvad kuskil Emiraatidesse või Marokko printsile maha selle. Ja, et Mr. Deadpool on sinna korrekotta raha sisse toppinud ja
see tähelepanu selle ümber on ju kõik väga vinge tegelikult. Et see on nagu lahe. Sealt ju annaks aina neid Netflixi sarju teha, on ju. Et 3 hooaega tõusta sealt, ma ei tea, amatöör tasemelt praegu Championshipis on kõva. See on nagu Football Manageri editori kasutamine. Raha on juurde pandud. Seda editori ma ei tooks. Reputationit on tõstetud. No tegelikult on ju. Ja ei mingi vähe üldse. FIFA ei elanud loogilisi elementaarseid jalgpalliprotsesse, mis peaks tulema kogukondlikult tasandilt. Aga inimestel sellised lood meeldivad. Endalgi on meeldinud FIFA-s karjärmoodis teha, et tuled sealt alt üles välja. Sulle on meeldinud. Päris paljudele. See ongi siuke FIFA generatsiooni vahevad. Ja nagu Football Manageris meeldib inimestel ju üles tõusta ilma editorita. On ju? Nad ei tõuse back to back kogu aeg. Võib-olla. Päris back to back, siis pead olema Will Still juba. Aga äge lugu ja kui me siin korra see probleem meil esines, siis me rääksime ka Ben Fosterist, on ju. Mees, kes ju käis seal pärast oma, kui ta oli juba kindad varda riputanud, läks aitas ka seal ühe poolik koolist teha, on ju. Ja lõpus tõrjus selle otsustav penalti ära. Millele nad ju üle aasta lõusid. Sinna Skype'id liigu on ju. Ja, aga ta oli ikkagi selle tasemel täielik staarmäng ja inglise koondislane. Et see on sama hea, kui sa tood ikkagi Sergei Bareiko tood 4. liigasse värama, eks. Ja samas sa vaatad, kuidas ja just lõpetanud Sergei Bareiko. No just lõpetanud Bareiko, jah, okei. Ta oli ju suht lõpetanud. Et Wrexham oli ikkagi profiklubi, ta sai palka, et ta seal mängis. See oli ikka temaks profikarjääri nii-öelda luigelaul. Jah. Sellega mandus. Et nii on. Aga mis siis ikka, võtame kokku meistrite liiga, et minu arvamus on vahepeal muutunud. Ma ikkagi loodan Arsenal Interi finaali, aga ma arvan, et PSG Barcelona finaal on ja PSG võidab. Ja mina olen ka korrigeerinud paraku arvamust. Paraku on nüüd vängi sõna, aga Barcelona, ma näen finaalis nüüd küll Interi asemel, kuna see Interi vorm on lihtsalt nii kehv olnud ja jalgpall on emotsionaalide põhinev värk ja ma näen, et hetkel läheb finaali Barcelona ühelt poolt, aga teiselt poolt on siis palju võrdsem, kui vaadata olime. Et see Arsenal PSG tuleb väga vinge andmine. Ma ennustan jah, PSG Barca nüüd. Aga äge oleks Arsenal Inter. Et oleks äge, on ju. Aga mina näen seda, et PSG oma kõrge pressiga suretab Arsenali. Kõrge pressi midagi, mida Real teha ei suutnud. Ja et PSG nii-öelda on väga ohtlik Barcelona kõrge liini vastu. Et see minu meelest annab mingid trumbid PSG kätte. Aga samas tooks välja PSG nõrga kaitseliini. Et minu meelest see on nende Achillese kand, kus nii Barcelona saaks lõigata ja Londoni Arsenal enne kõike saab. Ja ma arvan, et Emirates'il Arsenal selle mängu võiks võita ka. No ütleme niimoodi, et Ousmane Dembélé lööb hat-tricki Barcelonale ja näitab, et oli vale tema kohta. Aga eelmine aasta ta juba tegi seda. Nüüd on Barçal revanži koht. Võib-olla. Või siis lööb välk ikkagi ühte kohta mitu korda. Võib-olla, hästi. Aga Euroopa Liiga. United Bilbao ja kas Tottenham Bodo? No ma ei pea just 2 korda ütlema, et Bodo Bilbao oleks minu unistuste finaal. See oleks päris vägev värk. See oleks punk. Salma Meesil Bilbao Bodo. Salma Meesil ülikõva nagu. Aga mõtle, kui õhtub see, et Tottenham United on Salma Meesil finaalis. Ja see on päris reaalne, et see asi võib juhtuda. Ei no jaa, aga ikkagi ei Bodo favorit ikkagi. No kodus kunstmuru. Tottenham pole kunagi nii põhjas käib mängimas. Ei no see Tottenham mängib kogu aeg põhjad omadega. Nii-öelda saab vägev olema. Eks ta keeruline ole, aga... Kes võidab Euroopa Liiga? Bilbao. Ma ei naljata, ma ütlen, et Bilbao on Unitedi vastu favorit. Jah, annus. Et selle Unitedi vastu võib Flora ka lükata. Okei. Oota, aga ma arvan, siin on hea kokku võtta meie fännisektor. Kuulake meid, jälgige meid, jagage meie sisu, lööge kaasa tribüüni kommentaariumis ja kindlasti jälgige multi. Tšau.